Väga hea. Esimene mõte, mis mul pähe tuli, oli see, et teeks 3-minutise pausi. Aga ma seda ei tee, aga põhimõtteliselt oma kunstis ma kõige rohkem hindan intuitsiooni ja siis spontaansust. Et selles mõttes kunagi ei muretse, et mis sealt välja hakkab tulema ja nii on siis mul ka endal huvitav, et ma kunagi ei tea täpselt, mis hakkab toimuma. Ja praegu siis ma kirjeldaksin oma viimast skulptuuri, mis just sai avatud Valga linnas. Ja nime ma ei ütle, aga Valga linnas siis Valga muuseumi juures on selline metallist tehtud töö, mis on ka kineetiline, koosneb siis graniitkividest, erinevatest laevakettidest, ratastest. Selline kompositsioon on siis loodud ja see siis ta võiks nagu edasi anda seda nähtamatut mootorit, mis kogu seda maailma siis niimoodi ringi ajab. Ütleme siis päikesesüsteem või siis kogu meie maakera või galaktika, et alati seal on midagi, mida me ei näe, aga see nähtamatu on nagu olulisem, sellepärast et see nähtamatu osa on püsivam kui see nähtav. Et siis värvivalik on selline rõõmus, kuna on suvi, selline päikseline, et inimestel tekitada sellist positiivset meeleolu. Ja ma loodan, et see töö õnnestus ja see kirjeldus võib-olla siis on selline, et esimene mõte oli ka, et see on nagu küsid ühe pimeda käest, et kirjelda elevanti ja siis küsid teise käest, et üks siis katsub saba, teine nina, et nii, et kui mind huvitaks see verbaalne eneseväljendus, siis ma oleks näiteks kirjanik, et ma oleksin võib-olla kivisildnik näiteks, aga kuna need sõnad väga ei huvita, mind huvitab värv ja vorm ja liikumine ja kõik see, mis siis loob sellise ühtse terviku ja mida siis tähendab kujutav kunst.